Kui ma esimest korda lugesin Ookean mere romaani, siis see haaras mind oma kummaliste tegelaste, oma lummava atmosfääri ja luulelise keelega, mis jättis mulle kui lugejale väga palju erinevaid võimalusi, kuidas seda maailma ja lugu mõista ja tõlgendada. Meie lavastuse fookuses on inimesed, kes püüavad teha rahu millegagi, millega tundub, et rahu pole võimalik teha. Ja püüavad aktsepteerida elu sellisena, nagu ta on oma kõikide erinevate paledega. Selle loo tegevus toimub ühes mereäärses võõrastemajas ja kui me otsisime selle lavastuse jaoks kohta, siis tundus, et ainuõige on seda teha kusagil merele väga lähedal. Me käisime, vaatasime erinevaid kohti, aga lõpuks jäi sõelale see hundipea vana kakaoladu. Minu meelest kohe, kui me sinna sisse astusime, siis tundus, et see on küll see ruum, kus seda lugu võiks teha. Sest ühest küljest ta on väga avar, teisest küljest ta on kuidagi väga madal ja suruv ja see tundus, et see sobib täpselt selle lavastuse olemusega.